Ja tere taas. Rõõm on tagasi olla. Jaa. Jah, esimene video läks vist päris hästi. Me ise pabistasime, ma arvan, rohkem kui lõpuks kukkus päris hästi välja. Ma olen päris rahul. Ja see ongi nii, et tegelikult pikka aega on ju meil see mõte olnud, et hakkaks neid videosid tegema ja siis kogu aeg on selline tunne, et appi, et kuidas nüüd olla, mida rääkida, valgus on halb, juuksed on sassis, noh, eks, et aga tuleb üle olla sellest ja anna endast parim. Ja meie andsime juba eelmises videos endast parima. Aitäh kõigile, kes te olete vaadanud, kommenteerinud, kaasa mõelnud, mõni on isegi mõne küsimuse esitanud, et kindlasti me anname neile vastused siin oma järgmiste salvestustega. Ja nii, et hästi tore on taas siin olla ja täna on meil siis nii-öelda selline nagu päris saade, et nüüd me räägime mitte endast, vaid räägime asjadest. Ja mis meie tänane teema on? Tänane teema on toitlustamine, ehk siis tegelikult igal sündmusel on oluline hea söök. Ja, njämma. Et toit on jah üks tähtis asi, mõnus naudinguid pakkuv ja tervislikult ja hästi toitudes oleme me rõõmsad ja ilusad, nagu meie. Aga täna me räägime siis erinevatest toitlustuspakkujatest ehk cateringidest. Eesti maastikul me võib-olla konkreetseid nimesid rohkem ei nimeta, kui täna on meil siis külaliseks Põhjala Catering. Ja kes tunnevad ja teavad, kui head nad on. Aga võib-olla me natuke räägime, kes nad on või mis nad meile pakuvad. Alustuseks kohe ma mõtlesin, et miks on Põhjalaga alati nii tore koos töötada, ongi see, et ühest küljest on nad professionaalid, aga teisest küljest on nad hästi inimlikud, toredad, lihtsalt paindlikud. Ja nende tausta vaadates, et nad alustasid siis aastal 2007 juba, et päris pikk kogemus. Ja nende peakokk praegu on siis Prantsusmaal töötanud pikalt, Dmitri Britikovski, kes on siis töötanud ka Michelini tärniga pärjatud restoranis ja tõesti need maitsed on võrratud. Aga kohe ütlen ka etteruttavalt ära, et see ei väljendu tingimata hinnas, et hind on alati läbiräägitav ja tõesti see paindlikkus siinkohal on oluline. Ja, et nende enda märksõnadeks on siis see, et nad kasutavad hooajalisi värskeid tooraineid, proovivad väga palju kasutada Eesti väiketootjate toodangut, mis tagab selle kvaliteetse toidu kindlasti ja mis mind ennast väga kõnetab, on see, et ettevõtte omanikud on armas abielupaar, kes sealt peegeldub väga palju see, et nad teevad oma tööd suure armastuse ja kirega, et ma arvan, et see on, mis meid kõnetab, eks, et miks oma tööd teha. Et jah, et see peegeldub nende igas toidus, igas teos põhimõtteliselt. Ja nad on, minu arust, mis on nagu eriti äge, on see, et nad on toitlustanud kuni 4000 inimest, ehk siis neil on kogemus olemas ja alates siis 10 inimese seltskonnast tõesti sul enda mõnus aiapidu või väike sünnipäev kuni siis 4000 inimese vastuvõttudeni või siis üritusteni. Ja vabandust korra veel. Lihtsalt seda tahtsin veel öelda, et nende see base või nende see kodu on ju Kuketalu, mis siis kuidagi see tähendab seda, et nad päris palju toorained kasvatavad ise. Mis on hästi tore, et oleme ise seal käinud mõlemad, neil on selline väga kaunis aed, kus nad siis kõike näpu mullas hoiavad, et ka see on hästi selline südamelähedane ja tore. On ja veel, et vahva on see, et nad kuigi nad on turul olnud siis juba aastast 2007, nad ei ole muutunud mugavaks, et nad mõtlevad kogu aeg välja uusi innovatiivseid lahendusi, kuidas toitu põnevalt presenteerida ja kuidas see toit siis oleks ka kaasaegne, et ei ole see, et pakume seda sama, mis me pakkusime 2010 aastal, eks, et vahepeal ka toidutrendid muutuvad, et see meid mõlevaid kindlasti väga kõnetab ja ma usun, et ka väga paljusid kliente, et Põhjala, ma arvan, et täna on kindlasti seal, kui on mingi toitlustuse edetabel olemas, siis ta seal top 3 raudselt figureeriks. Ja kindlasti. Ja mis on veel äge, et see ongi nüüd osa sellest, mis see Gerta just rääkis, et need on hästi innovaatilised, mida me ise oleme kasutanud, paljudele klientidele on meeldinud, on siis nende Taco Station,
ehk siis kus sa saad ise nendest värsketest toorainetest valmistada omal maitsva taco, või siis näiteks hästi kihvt oli neil ka magustoidu lahendus, kus oli siis display peal on väljas sellised ampsu magustoidud. No see on tõesti midagi gurmaanidele. Et hoopis teistmoodi ja kui me tuleme siis praegusesse aega, et kohe varsti saab meil õnneks läbi, ma loodan, et see kunagi tagasi ei tule, eriolukord Eestis, et nemad olid esimesed, kes ka mõtlesid välja vahva uue teenuse nagu Foodkit, et kus sul on võimalus endale koju tellida juba ette valmistatud toit, et tänase video lõpus, kui meie oleme oma targa jutu ära rääkinud, näete siis, kuidas nende peakokk ühte seda Foodkiti rooga valmistab, see on tõesti imelihtne, me mõlemad oleme seda ka proovinud nädal aega järjest ja tõesti, mina, kes mulle kindlasti ei meeldi iga päev süüa teha, see oli nii lihtne, nii nauditav, et tervele perekonnale 15 minutiga toit valmis, et see jälle näitab nende nutikust ja niisugust uudset mõtlemist ja lähenemist. Et kuidas sulle need toidud meeldisid? Et mul oli täpselt seesama kogemus, kuna mina olen veidi rohkem pean jälgima, mida ma söön, ehk siis ma olen gluteeni ja laktoosivaba, siis see kõiki mu vajadusi kattis. Mingid asjad, ütleme seal hapukoore osas ma sain asendada, aga kõik need põhisöögid, mis olid ette valmistatud, nad olid tõesti suurepärased, et seal ei ole lihtsalt see, et sul on mingi liha või mingi kala, nad on maitsestatud ja sul on tõesti restorani tasemel söögikogemus 15 minutiga kodus olemas, et üliäge. Ja ma natuke praegu mõtlen, et see on mind muutnud päris mugavaks, et ma olen juba 2 nädalat neid toite tellinud ja täna just mehega arutasime kodus, et äkki peaks jälle tellima. Ja nad ka muudavad oma menüüd ju, et sul on valikud. Et sa saad tõesti valida, nii et me päriselt ka, et meil ei ole selle eest makstud, et me seda juttu siin praegu räägiksime, et me tõsiselt hindame seda kõrgelt ja nagu ma juba enne ütlesin, siis neid, kes samamoodi arvavad, on kindlasti päris palju. Aga jah, et täna me oleme vist nüüd põgusalt rääkinud Põhjala cateringist, et kui te tahate neist rohkem teada, nende toite proovida, te ei ole seda teinud juba siiani, siis minge nende kodulehele, lingi leiate altpoolt ka tekstist, aga põhimõtteliselt see põhjalacatering.ee, hästi lihtne ja vaadake, mida nad teevad, mida nad pakuvad. Aga täna me siis räägimegi täpsemalt toitlustuses sinu sündmusel, millele tähelepanu pöörata, mis on oluline. Võib-olla alustame siis erinevatest toitlustusviisidest, kuidas ja millist võimalust võiks kaaluda. Et enne kui me seda videot siin tegema hakkasime, veidigi arutasime Gertaga läbi, et kuidas siis täpselt sellest lähtuda, sest et ühest küljest meile endile see tundub hästi loogiline, et okei, kui sul on mingi kellaaeg, mingi inimeste arv, et siis sa juba tead, mida valida, aga ma arvan, mõistlik on, et siiski nagu selles mõttes üle käia, et mis need variandid siis tegelikult on. Ma arvan, enamuse toitlustajate puhul ongi, need kõik on nagu võimalikud. Et üks esimene võib-olla kõige levinum ja kõige lihtsam on buffet, ehk siis ongi see, kus sul on marmiidid sooja toiduga ja see sooja toit reeglina siis põhimõtteliselt on seal kättesaadav nii kaua, kuni ta otsa saab. Ja ma võib-olla lisan siia juurde, et seal on siis plussiks on kindlasti see, et serveerimine hästi lihtne, kiire. Inimesed saavad oma toidu ruttu kätte, et näiteks kui tegu on suure üritusega, siis on see väga hea lihtne viis. Ja mis on veel tore, et seal sa saad pakkuda väga erinevaid roogasid inimestele. Et näiteks meil on tulemas üks suur erapidu, kus ütleski tellija, et tema ei teagi tegelikult, mida ta täpselt tahab. Ja lõpuks me valisime sinna lauale 4 erinevat pearooga, mis on siis buffeena. See tähendab seda, et meil on seal kala, meil on kana, meil on siga ja meil on veis. Ehk siis tõesti väga palju erinevaid võimalusi on selle puhul, et kui ongi inimestel erinevad maitsed, siis ta saab tulla, vaadata ise, mida ta proovida ja süüa tahaks sellel õhtul. Ehk siis buffet on jah, selles mõttes hea lahendus. Ja see on võib-olla ka kõige, hinna mõttes tavaliselt ka kõige soodsam. Ehk seal annab ka minna ühes või teises suunas, aga ja eeliseks ongi täpselt see, et sa saad võtta omal nii palju, kui sa soovid, täpselt seda, mida sa soovid ja siis hind on reeglina nagu kõige
parem nendest variantidest. jah, ja kui olla nii valivad nagu meie, et siis on hea. Lähed ja valid seda. Ise vormistad oma taldriku. Täpselt. Nii, mis meil siis järgmine on? Järgmine on à la carte. Ehk siis à la carte saab olla nii, et kõik road tuuakse sulle eraldi taldrikul lauda, on siis eelroog, pearoog, magustoit, nii nagu kui sa lähed restorani. See on jah, nüüd ilmselgelt kõige kallim variant, sest et see nõuab suuremat tööd ja ettevalmistust, et see toit valmib on site koha peal reeglina ja on tõesti siis väga värske ja ühe roana. Ja sealt tegelikult, mida me tihti oma klientidele ka soovitame ja üsna levinud on viimasel ajal, on see, et näiteks kui eelarve ei võimalda kogu toitlustust à la carte'ina, siis sa saad võtta peolauda istudes esimesena ongi à la carte'ina ainult pearoog ja ülejäänud suupisted on siis bufees. Noh, siin on nüüd muidugi see, et peab olema siis kas valitud roog, mis roog à la carte'ina sobib kõigile, aga ka tihti oleme praktiseerinud seda, et saab teha selle roa eelvaliku ära. Just, et kui on suurem seltskond, see on kindlasti mugavam nii teenindajale kui ka inimestele endale lõpuks. Just. Et jah, et à la carte on siis teine variant või siis miksitud, et osa à la carte ja osa buffet. Ja võib-olla ka siin üks asi on see hinna küsimus, eks ole, et kui sa ei taha tervet menüüd à la carte'is. Teine asi on võib-olla ka see, et alguses, kui nii-öelda pidu veel pole käima hakanud või on peo algus, et siis sööme niimoodi pidulikult selle esimese söögi ära ja siis saab juba ennast vabamalt tunda. Et see on ka võib-olla hea variant erinevate ürituste puhul selles mõttes, et isegi kui ei ole väga hinnatundlik sellegi poolest, et siis pärast saab ennast tunda vabamalt ja reeglina à la carte roogade puhul on ka see, et siis on see paigutus taldrikul ka nii-öelda need õige või ütleme, et kui sul on ikkagi just presentatsioon on ilus ja just. Ja võib-olla, et kui on tegemist siis sündmusega, kus te eeldate sellist suuremat pidulikkust, siis me soovitaksime siis à la carte'i ka. Nii, 3. Jaa, suupisted. Ja. Suupisteid oleme me kasutanud näiteks ja üldiselt seda on ka mõistlik teha, kui on mõnipäevane vastuvõtt, püstjala vastuvõtt, kliendiüritus kontoris. Tihti on ka see, et veidiga sõltub siis seal kellaajast, et milliseid suupisteid valida, et kui see üritus juhtub olema täpselt lõuna ajal, et siis me ikkagi soovitame võtta suuremad ja tugevamad ampsud, et inimestel ei oleks kõhud tühjad, sest et me kõik teame, et kui kõht täis, siis on meel hea ja viitsid suhelda ja tunned ennast nagu hästi. Et sellest kindlasti lähtuda. Jah, et suupiste siis ei tähenda vanamoodsat sükest tikuvõileiba, et kui võtad ja võtad. Et täna jah, on ju väga vahvaid lahendusi, et on sul väiksed salatid, opsikesed, on sul mingid siuksed nagu shotid, kus sa jood ära väikse kõrvitsa püree supi ja väga vahvaid moodsaid lahendusi on olemas. Ja mis mul nende suupistetega veel meeldib, et tõepoolest, et teinekord, kui sa ei tahagi väga palju toitu pakkuda, piisabki vaid mõningatest lahendustest, et tõesti, kui me korra tegime selle Eesti Panga sündmuse Pärnus, meenemündi esitlus sündmus oli see, et seal olidki samamoodi, et kokku tulevad väga erinevad inimesed, tegemist on sellise sündmusega, kus me ei istu laua taha maha ja hakkame nüüd sööma, et see on sukene sophisticated ja lihtne moodus pakkuda oma külalistele kerget ja kiiret niisugust maitseelamust. Ja seal on ka oluline minu arust see, eriti selliste püstjalaürituste puhul, et see amps on tõesti selles mõttes väike, et kui sul on jutuajamine pooleli, et sa ei ole seal suu täis ja siis vabandust, ma kohe söön suu tühjaks, siis ma saan teile vastata ja siis seda puru sealt või võib-olla lendab kuidagi ebameeldivalt. No me oleme näinud ka. Ja, et siis põhiliselt ongi, me oleme nüüd ära nimetanud ju kõik erinevad variandid, et ja ongi selle toitlustusstiili või mooduse saabki valida, kõige parem on valida lähtuvalt sündmusest. Milline sündmusega tegu on, kui pikk see sündmus on ja siinkohal saamegi meie ka abiks olla koostöös muidugi cateringiga, et või toitlustajaga, et kui palju toitu me selleks perioodiks vajame ja missugune see toitlustusstiil siis olla võiks või toitlustusviis. Et jah,
vot. jah. me nüüd spikerdama vahepeal spikerdama. Aga nüüd me tahtsime rääkida, et kuidas siis valida on ju toitlustajat. Jaa, see on selline triki natukene jah, et üks asi on ju kuulata siis oma tuttavate soovitusi, et kui te näiteks ise olete korraldamas omale üritust või mõnda pidu, kui on vähegi võimalik, me kindlasti alati soovitame, kui on võõras catering, võõras toitlustaja, proovisöömingut. Ehk siis aimu saada, mis on maitsed, kuidas nad on presenteeritud või kuidas see väljapanek on, sest et me oleme näinud ka sellist nagu väljapanekut, kus sa päris täpselt ei saagi aru, et kas on soolane või magus, on ta nagu sült või on ta tegelikult mingisugune et seal et sul jääb nagu arusaamatuks, et mida te just täpselt eelistada, et proovisööming oleks hea. Jah, et siis te saate jah tõesti aimu, et kas see teile ka meeldib ja miks mitte seda proovida 2-3 erineva cateringi juures. Mis on võib-olla tähtis, on see, et alati küsige üle, kas proovisöömine ka teile midagi maksab. Hästi levinud viis on see, et kui te selle teenusepakkuja võtate, siis see proovisöömine on teile tasuta. Kui te ei võta, siis te peate selle eest maksma. Ja siin on tõesti need hinnad on varieeruvad, aga on siis alates 25 eurost inimese kohta kuni sõltub siis menüüst, mida te seal proovisöömisel testite. Ja kuidas seda cateringi valida ongi, proovisöömine on üks, hind on ilmselt määrav asjaolu, aga nende soovituste koha pealt, et maitsed on erinevad, on kuulus ütlus, on ju. Et võib-olla siis siin ongi ka hea, mis siis meie eksistentsi üldse nagu õigustab, on see, et meie suudame teile ikkagi erapooletult anda soovitusi ja nõuannet. Et olles proovinud väga palju erinevaid teenusepakkujaid, me saame lähtuvalt sündmusest, teie eelarvest, sündmuskohast pakkuda välja selle toitlustaja, sobiva toitlustaja. Et ma teatud määral julgen ikkagi öelda, et me saame anda teatud garantii sellele teenusele, sellele kvaliteedile. Et on olnud ka mõned sellised huvitavad juhtumid elus, et kus me oleme viibinud sündmusel. Meie käest saab ju tellida ka erinevas mahust korraldusteenust, et on olnud, kus on võib-olla siis klient valinud cateringi ise ja üldjoontes on see toit nagu hea olnud, aga näiteks üks näide mul on ikkagi täitsa selline, kus toit oli täiesti üle soolatud, ilma naljata, et ma olen viibinud oma elus väga paljudel sündmustel, ma arvan, et vähemalt 200 või on neid rohkem ja see oli erakordne, et see toit oli täiesti üle soolatud. Ehk siis tõesti, sa tellid omale toitlustuse, sa maksad selle eest märkimisväärse summa ja lõpuks ei kõlba süüa. Ja me ei räägi seal ühest roast, seal oli ikkagi valdav enamus toite olid söömiskõlbmatud. Kahjuks küll, jah. Ja mis ma veel tahtsin lisada sellele, et kui te nüüd küsite soovitust meilt, siis ei ole niimoodi, et me võtame oma top 3 ette, et seal ongi ju mingid Eesti parimad tegijad, vaid meie ikkagi lähtume sellest, näiteks kui meil oligi Pärnus oli siin üks üritus, siis me kaasame ikkagi Pärnu kohalikud oma nagu head tegijad, aga see tähendabki seda, et me töötame nendega koos selle menüü läbi, maitseme ja sellega ka garanteerime, et need maitsed on väärt seda hinda lõpuks. Ja teinekord, mis meile meeldib ka teha, on, et me ikkagi hoiame pilku peal uutel tegijatel, et kes tulevad, et me ei pea alati kasutama suuri tuntud nimesid, et me anname võimaluse ka väikestele tegijatele, et rääkida nende võimalustest, et jälle võib-olla ka üleskutse, et kui te seda nüüd praegu vaatate, olete väike tore tegija ja tahate, et me ka teiega video teeksime, siis suurima hea meelega, et kui teil on midagi uut, põnevat, eristuvat, siis andke märku ja saame kokku ja vaatame, mis teil seal head on seal ahjus. Nii, kuidas valida nii apsudest rääkisime. Nüüd on siis, mis on veel olulised lisad. Just, et siin on ma tean ise, olles olnud selles olukorras, kus näiteks võtad siis pakkumise ja siis sul on terve pikk list asju, tavaliselt 2 A4, on aega siis süveneda, ei ole aega, sa vaatad, ju ta enam-vähem on, aga et ma soovitan alati süveneda, et näiteks kui teil tundub, et okei, see hind on nüüd küll liiga kallis, et ilmselt ma ei saa cateringi võtta, siis korra süvenege kas või sellesse, et mis on seal pearoad. Tavaliselt on siis
pearoog on üks kallimaid roogasid ja võib-olla seda annab vahetada, näiteks seal on mingi väga kallis kala, vahetada odavama vastu või siis veiseliha, ma ei tea, kanaliha vastu, et tehes selliseid väikseid liigutusi, võite saada väga hea tulemuse, mis mahub teie eelarvesse. Et olge lihtsalt tähelepanelikud või vaadake, mis teil on pakutud. Ärge pimesi usaldage. Just, ja mis on siis veel oluline on see, et ega catering või toitlustaja ei tule ainult selle toiduga, eks, et on ju vaja ka mõelda, et kus te istute, kus te sööte, laualinad, nõud, teinekord catering isegi pakub teile sinna kaunistused juba, eks, et just see, mis see kõik kaasneb ja kuidas see kõik kokku kõlab omavahel, eks, et inimesi on väga erinevaid, kliente on väga erinevaid, mõnel on tähtis juba alates pisidetailist, et noadkahvlid oleks ühes toonis laudlinaga ja nii edasi, et tihti enamik toitlustajaid pakuvad ka juba omalt poolt mööblit ja kogu seda vajalikku inventari, et seda toitu siis üldse saaks serveerida ja ongi see, et selles pikas rivistus lõpupoole tavaliselt ongi see kogu vajalik inventar. Ja mis on tore, on see, et cateringid on üldiselt paindlikud, et kui te ei soovi seda lauda, seda laudlina, siis tegelikult nad saavad selle sealt oma realt eemaldada ja te saate omale meelepärase valiku teha. Et jah, et pöörake ka sellele tähelepanu, et mis see seal juba hinnas sisaldub ja võib-olla on tähtis, et kui on eelarve oluline, vaadata ka seda, et kui ma nüüd tõesti selle laua tellin kuskilt mujalt, ärge unustage, et sellega kaasneb transport. Catering võib-olla toob selle juba kohale ilma transpordita, sest nad nagunii tulevad oma suurte bussidega teile sinna sündmusele. Et võt sellised miljon pisidetaili on ju, millel peab silma peal hoidma. Ja just. Ja lõpuks veel ka see, et kui pidu lõppeb, et kui te olete ise organiseerinud sinna nii-öelda võib-olla mööbli on ju või mingi dekoosa, ehk siis on ka teie vastutada, et see kõik sealt kokku korjatakse. Et kui seda teeb catering, kui see on nende vastutus, siis võite olla rahulikud, see kell nagu on kokku lepitud, antakse ruum üle puhtana ja korras ja või vastasel juhul siis peate ise pärast pidu veel sellega tegelema, et kõik variandid on võimalikud põhimõtteliselt. Ja näiteks mina jälle mõtlen, et kui ma olen kunagi olnud, siis eelmises videos rääkisin, et ma töötasin pikalt Arko Varas, et kui sa oled Arko Varas sekretär, personalijuht, mis iganes ametikohal asuv inimene, kes siis vastutab selle sündmuse eest, mida olete korraldanud, et kas on tore see, et te peate seal kella 4 olema ja vaatama, et kõik saab kokku pakitud ja tehtud, et seda teenust saab ka teinekord siis meie käest tellida, kui te soovite, et tõesti, et las see pidu jääb nagu teie peoks, mitte nii, et peol olles oled sa ka justkui nagu tööl, et kui vähegi võimalik, kallid firmajuhid, et mõelge selle peale, et sekretär on ka inimene ja tema ilmselt ka tahaks muretult tantsida ja šampanjaklaasi kokku lüüa. Et sellised mõttekohad. Ja, good point. Ehk siis me võib-olla teemegi kiire kokkuvõtte, ma vaatan, ma olen päris pikalt siin rõõmsalt rääkinud juba. See oli nii tore teema. Ehk siis kokkuvõttes, mida siis jälgida cateringi valikul ongi see, et milline on teie sündmus, millist toitlustusviisi te sellele sündmustele vajaksite. Just, ja siis on kvaliteet. Kvaliteedis saate veenduda, kas proovides ise või usaldades usaldusväärset soovitajat. Siis oleme antud juhul meie. Just. Oluline on siis cateringi partneri paindlikkus, kui palju te saate omavahel hästi koostööd teha, kui headele kokkulepetele te jõuate. Ja loomulikult siis, et mida see hind sisaldab. Kas see on ainult toit, on seal ka noadkahvlid, tassid. Üks naljakas, ma lisan siia kiiresti. Üks klient meile rääkis, kui sündmust ta eelmisel aastal ise korraldas ja siis sel aastal võttis meie appi, et nemad olid siis tellinud kohvid, seal oli kuidagi nii, et kohvitassid olid olemas, aga kohvi oli unustatud tellida. Et võt siin nagu ka, et seda meiega nagu ei juhtu. Päris piinlik hetk, et korralda. Päris piinlik hetk, et tõesti, et tegu oli suure sündmusega, konverentsilaadne. Konverents oligi. Ja tõesti, et kui sul on seal järjekorras ootamas 200 inimest, kes soovivad kohvi, sest nad on istunud kuskil umses saalis mõnda aega, et et ärme sellised asju ei saa endale lubada. Ehk siis 4 lihtsat soovitust. Ja meie nüüd jätkamegi sellega, et Dimitri hakkab meile nüüd rääkima, kuidas ta siis teeb sellist restorani kvaliteediga toitu. Te saate nüüd seda siis edasi vaadata, kohe väga vahva video on põhjale kokku pannud. Ja sööge hästi, sööge kvaliteetselt, vajutage siia alla
Subscribe ehk siis jälgi äkki on eesti keeles. ja meil oli teiega tore olla, ma loodan, et teil meiega ka. Jaa, olen igati nõus Egeta sõnadega. Järgmise korrani. Ja lisan veel, et järgmisel korral juba uus külaline, uus teema ja jälle põnevad vahvad nõuanded ja nipid. Nii et olge armsad ja ilusaid sündmusi. Tšau! Tšau! Hello everybody, my name is Dimitri and I'm Põhjala Catering head chef. Today I will cook for you one item from our food kit. A couple of minutes ago I opened the bag and I take from the bag one item which is a fish, and it's a complete dish with the sauce, with the garnish and with the meat. So what we have here, it's a number one like you see, and it's a poha filet potato which we boiled in a couple of minutes, and after we have freshly pickled cucumbers and a tartar sauce. So I will share with you today a couple ideas which you can use for your preparation at home. Okay, let's start with the fish. We open the bag. Let's take the fish out. And at the same time, I will give you one of my ideas how to make it faster and better. So think about your food and divide it between the fast cooking items and the long cooking items. So a couple of minutes ago I put the water for boiling for my potato. It will take you 15-20 minutes to cook. So you can put it straight in the water because we have nice marination, the salt inside of the bag. Just put a little bit small pinch of the salt in your water and it will be ready in 20-15 minutes, like I said. So our potato is in the water. Let's start work a little bit with the fish. So we have a nice garnish, let's put it separately. And now, the fish have a skin. So if you want to have the nice result in the end of this preparation, just make the small cuts on the skin. So this will help your fish stay flat and nicely. So I will just make small cuts with my knife. Again, everything what we have in our kit have a marination. Have salt, pepper, and also the herbs and nice bonuses for your food. So now the fish is ready. Let's put it in some kind of box or containers what we will have at home, and we leave it for the end of our masterclass. Now we have our sauce and we have a pickled cucumbers. Let's open the jars just to be ready. And I will change my board to the yellow one because we are in the professional kitchen. So the ready food we will put on this board. Okay, so we are almost ready. Another tips which I want to give you is prepare some kind of herbs which you have at home or which you like better. I hope you have. And also your oil. You can buy any oil in the shop. Again, it's by your taste. I have normal raps oil. I mixed a little bit with olive oil, and I also add the herbs inside, so thyme and rosemary. It will flavor my oil, and after it will flavor my food in the end. Okay, so I'm ready, and we can start to cook the fish. Let's put the pan on the fire. And before, when I start to cook and to make this presentation, I prepare one paper which you use for the pastry. I cut the squares, this can be any shape. You just need to have a nice size and that you can fit it inside of your pan. And it's kind of go outside from the pan because be careful, especially if you have a gas like I have, because it can take the fire. Okay? Just be careful. So we have the oil, we have the paper, the pan is almost hot. I will put my oil on the bottom of the pan. I'll take my paper. The pan should be hot.
paper in the middle, a little bit of oil on the top of the paper. We wait a little bit. I will take my fish. When you fry the fish, first of all, you need to understand which side you want to show for your guest or for your family, which side you like better. For me, for example, I like the side where you can see the meat, okay, and not the skin. But some, I know chefs, they prefer to have the skin, caramelize it, make it crunchy and nice. So why it's important? Because we will start to cook the fish, we will start to fry from this side, which we want to show for our guests, which we want to see, it will be nicely caramelized. So if I want to caramelize my meat side, I will start from this side. I see that the smoke is coming. It's hot enough. So I put my fish on top of the paper. And the paper will protect my fish from sticking on the board, on the bottom of the pan. So I will be sure in the end of this preparation that my fish look nice and it's not stick and it's not fall apart when you start to turn it on the other side. So let's give 1 minute just to give a nice color to the fish after we turn it on the other side. I don't know if you can see this in the video, but my fish stay flat, like I said, I told you when I cut the skin, yeah? So, this technique is work. Control the fire, don't make it too hot. I'll put a little bit of extra oil on top of my skin. So my fish have a little bit of color, which is enough for me. It will cook now from the side of the skin. I don't need the fire anymore. I will take my pan out. So it will continue to cook because the pan is really hot. And I will put back the ingredients which I find in the bag. So it will give more flavors for my fish. And also I have a nice fresh cumin. It will give nice, fresh and lemony taste for my fish. And what I have, another goal for you, it's a butter. So I prepare small cubes of the butter. I wait a little bit because the pan is very hot and my butter will be burned straight. So I wait a little bit and after I add my butter on top of my grease, on top of my herb. And with this butter, it starts nicely bubbles, like you see. With this butter, I will cover my fish. So I will add more caramelization plus a lot of nice flavors. This is really nice. In France, we call this butter beurre noisette. So it has some kind of a nut flavor. Really nice, and plus the herbs. So this combination is beautiful, it's amazing. Okay, our fish is ready. It will continue cooking slowly. We just leave it on the pan so it stays hot and moisture and nice. Now let's start to make the plating because our potato is almost ready. Our fish is ready, and the rest of our food kit is the cold food. So I will take the plate for plating.
And let's start with the sauce. Of course, you can make your combination by your taste. What is your preference? Or maybe you want to use some other takings, or you have some nice ideas. So it can be a freestyle. It's up to you. You can actually enjoy this time and use your imagination and create your own plate. So the sauce is ready. Now let's take the potato out. I have my potatoes here. So this one. So I took 2 portions of potato, and again, I will show you one tip. Again, this is by my taste. I prefer both potato crushed a little bit because I want to open the potato, and it was cooked with the skin. The skin protect potato and keep all taste inside. So now what I want to do, I want to open it, season it better, and after to add some more flavor of my amazing herb oil. So potato is crushed, I add some oil and the seasoning. A little bit of nice salt. So the time of the fish. It's come now. Take my fillet really carefully. And I put in the middle of the plate. So nice potato, a little bit crushed. So it's already absorbed some oil with the herbs. And now we have a salad of cucumbers. Just find a nice place. I would like to have them. Show this nice green color on the plate. Yeah, because summer almost start. So I want to have this freshness of herbs and nice colors on our plate. Because anywhere, first of all, we eat with our spices. Okay, so the cucumbers is on the plate. Now, we have all ingredients, yes? And the last touch, again, I pass a little bit with my nice herb oil. I will season the pepper, freshly grinded, a little bit of my tartar sauce, a little bit of fish, salt, and now I will put fresh dill. Like I said, it's a summer, so we need vitamins, right? Especially in the moment what we have with the crisis which we have now. So don't be afraid. Fresh herbs give you the vitamins, you know. Just, and also will give you a nice picture, you know, of the summer in front of your eyes. Just use your imagination. So let's mix it a little bit. We made like some kind of salad, and after just display it on top of a little bit of potato, cucumbers. Don't be afraid, just put it around. Try to keep the volume. So the last touch. So we have
food ready in 15 minutes, where you have a nice fish, you have a baked potato, you have a nice sauce, a lot of greens, and freshly pickled cucumbers. Bon appetit. Use your imagination again. Don't be afraid to play around with our kids. You can create your own plate. You can create your own taste. You can create your own presentation. You can be your own chef. Bon appetit again, and good luck.